Töökullid erisaade, mina Siim ja minu vastas Sander. Ja teeme täna erisaate sellepärast, et meil on juhtunud 2 päeva tagasi raske tööõnnetus, õigemini töösurm, kus siis inimene jäi konveiri lindi vahele, tõmmati trumli vahele, sai surma, tegemist oli koostööpartneriga, ehk mitte ettevõtte enda töötaja. Ja mis me plaanime? Aga ma täpsustan, et see oli Eestis, mitte meil. Et kui panelik kuulaja mõtleb, et meil endal midagi juhtus, aga tegelikult oli Eestis ühes ettevõttes töösurmaga lõppenud õnnetus ja hästi oluline ongi praegu võtta see natukene fookuse alla, et kui me töökullidest rääkisime varem, kui me alustasime, siis me ütlesime, et me teeme ka vahepeal siukseid erisaateid, mida võib-olla meedias kajastatakse, aga meie näeme, et me peaksime võib-olla natukene vaatama ka, mis on nagu Tööinspektsiooni seisukoht või et kuidas meie seda kommenteeriksime. Ja selleks, et me saaksime Tööinspektsiooni seisukoha teada, võtame ühendust Rein Reisberg, kes on Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant ja vaatame, mis ta meile räägib. Ta tuleb siis meile telefoni otsa, sellepärast, et me Tallinnasse täna jõudnud minna. Asjaga oli kiire. Rein Reisberg. Tere Rein, sa oled meil nüüd podcasti saates Töökullid. Kas sa kuuled meid? Jah. Väga hea. Ühesõnaga, me mõtlesime, me võtame korraks eetrisse töösurmad, tööõnnetused teema, et kuna hetkel on see teema aktuaalne, et meil 2 päeva tagasi juhtus väga raske tööõnnetus. Et võib-olla hästi lühidalt, nii palju kui sa tead või kui sa saad rääkida, et mis seal juhtus? On teada nii palju, et tootmisettevõttes seadmete hooldustööde ajal jäi töötaja transportööri vahele, selle sama transportööri mingi lindivahetustööd vist käisid ja paraku see transportöör käivitus, siiamaani ei tea, mis põhjusel ja töötaja sinna kuhugi vahele ja lõppes kahjuks töötaja surmaga. See oli selle ettevõtte enda töötaja või koostööpartner? Sest korraks käis meediast läbi koostööpartner? Koostööpartner on, jah. Ja, ehk siis tegemist oli 2 ettevõtte ühistegevusega? Seal võis olla isegi 3 ettevõtet, et need andmed ei ole lõplikud, aga siin võis olla ka veel niimoodi, et oli veel alltöövõtja. Okei. Me saame aru, et politsei uurib praegu tegelikult kõikidest andmetest, detailidest rääkida, tõenäoliselt isegi kui tahaksid ei saa, aga mis selle lühikese aja jooksul, mis selle kõige suurem õppetund on olnud või mida ettevõtjad, kui mina oleks praegu tööstur ja ma tahaksin aru saada, et mida ma võiksin üle vaadata oma ettevõttes, mida ma võiksin üle vaadata, mis ma võiksin teha? Mõtle läbi, et kas kui sinu seadmeid hooldatakse või remonditakse, on välistatud nende käivitamine. See on selline kõige otsesem ülesanne või see, mis selles õnnetuses tuleb, et see, kes hooldustöid teeb, tema ei pea jääma mitte sinna masina vahele seetõttu, et keegi kolmas pani selle seadme kogemata käima. Aga kas tööandja, kui ta tellib endale koostööpartneri väljast, et kas ta peaks võib-olla enda inimese sinna juurde panema? Ma ei ütle niimoodi valvama, aga et näiteks, ütleme siis, kes siis neid seadmeid nii-öelda nagu paremini tunneb? Siin on nüüd see mitme tööandja töötaja ühel töökohal töötamise teema. Ehk selle puhul tulebki tegelikult ju läbi rääkida, kokku leppida, kes mida teeb, kes mida teha võib, kes mida teha ei tohi. Mis see seadus konkreetselt ütleb selle kohta, Rein? Töötervise töötuse seadus paragrahvis 12 on, et kui samal töökohal töötavad 2 tööandja töötaja, siis nad peavad kokku leppima need tegevused ja ohtudest teavitamised ja sellised teemad. Okei. Aga kui me nüüd võtame, et meil oli siin tegemist mingi käivituse või tähendusega lülitusteemaga, ehk siis kui me räägime energiate lukustamisest ja märgistamisest, ehk siis nii-öelda maakeeles võib-olla mitte väga hea sõna, aga lockout, tag-out inglis keeles, ehk siis me tegelikult põhimõtteliselt räägime, et see protseduur oli tegemata. Jah, see protseduur on üks võimalikest meetoditest, mil moel välistada seda soovimatu käivitamist. Sest see lukustamine ja sildistamine, see on tegelikult üks selline kindlamaid, usaldusväärsemaid, et kui ma ikkagi tean hooldustööde tegijana, et ainukene võti, mis selle luku avab, mis sinna ette pandi, on minu taskus. Siis on ilmselt hea rahulik tööd teha küll. Aga teoreetiliselt ei ole ka ju välistatud, kui seal kusagil juhtimisseadmete juures on silt, et ära lülita, inimesed töötavad.
ka siis on midagi tehtud, et meil ei ole täpselt öeldud, et peab olema kindlasti see lukustamise variant kasutusel, see on kindlasti üks hea variant, mida kasutada. Aga kui nüüd vaadata seda, et mismoodi seda riskianalüüsis peaks nüüd kajastama või nagu selles mõttes hindama seda riskitaset, et on päris palju ettevõtteid, kellel see riskitase on võib-olla nagu alahinnatud, et kui nüüd tööandja tahaks nii-öelda vaadata korraks sellele niimoodi otsa, et kas see riskitase pigem hoida nagu kõrgem, et see tähelepanu ja see juhendamine ja siis väljaõppe oleks nagu nii-öelda perioodiline või pidev? Ma oleks veel natukene negatiivsemalt meelestatud, et kui riskianalüüse vaadata, siis tegelikult me näeme seal seadmetega töötamisel neid ohtusid ja neid meetmeid, mis on seadmega töötamisel. See, mis toimub seadmete hooldamisel või remondil, neid tegelikult kajastatakse riskianalüüsis ikka päris parasjagu vähe. Ehk siis, kas ma võin korraks küsida üle, et põhimõtteliselt need on liiga üldised riskianalüüsideks, nad ei ole protsessipõhised, vaid nad on mingisuguse ettevõtte enda põhitegevusega seotud? No jah, ettevõtte põhitegevusega või seda seadet või masinat vaadatakse kontekstis, see masin töötab. Me teeme seal tööd, see tekitab müra, see tekitab tolmu, seal on mingid liikuvad osad, mille vastu me võime minna, need on käsitletud, aga see, mis võib toimuda nüüd hoolduse käigus, kus tegelikult üldjuhul näiteks seda müra ega tolmu ei olegi. Vot seal need ohud on jäetud nagu läbi mõtlemata, täpselt see, et keegi teeb seal mingid hooldustööd, kuidas need mingid materjalid sinna kohale saab viidud, võtame nüüd antud õnnetuse näitel, et kuidas on välistatud, et sel ajal, kui üks inimene töötab, keegi seda seadet ei käivita, nii-öelda energiaallikast lahutamise teemad. Neid on tegelikult riskianalüüsides suhteliselt vähe. Aga kui nüüd vaadata niimoodi, et mina olen nüüd, ütleme siis, nii-öelda tellin hoolduse oma seadmele ja kuidas ma peaksin nagu siis käituma, et kas minu nii-öelda siis nii-öelda hankija või ütleme siis tööde tegija, et peaks siis mulle esitama mingi, kas siis oma riskianalüüsi mingi osa või peame meie oma riskianalüüsi esitama? Et tema saaks nendest ohtudest teada, mis seal toimub. Siin on ka see, et nii-öelda milline ala antakse selle tööde teostajale, sest mõningatel puhkudel on niimoodi, et see tööde teostaja ongi nii-öelda spetsialist proff selle seadme hoolduse peale ja tegelikult ongi selle seadme ümbrus on ainult nüüd selle tööde tegija hallata. Ehk kohaliku ettevõtte tavapäraste kasutajate töötajasena ligi ei tohigi minna, ehk lepitakse kokku nii, et need tavapärased kasutajad on seal eemal, nemad sellesse töösse üldse ei sekku ja siis tööde teostaja teeb tegelikult oma töid oma riskianalüüsist lähtuvalt. Aga ma küsiks veel juurde, et tegemist oli ka päris noore inimesega, et kas võis olla sellised võib-olla natuke noorusjulgus või kuidagi nagu see ei oska selle juhtumi kohta öelda, aga kui me vaatame nüüd tööõnnetustesse sattunud meeste vanust, siis tegelikult tipp on vanuses 25-34 ja see võib olla küll seesama selline hulljulgus, et mõne aastal on juba tööl olnud ja küll ma saan hakkama ja mis see siis ikka ei ole, aga masinal on jõud, sinul peab mõistus olema. Kui nüüd korraks võtta see sama, et tegemist oli 25-aastase noormehega, on ju? Oli küll vist jah, ta on 20 millega. Midagi jah, et ühesõnaga, kui meil nüüd kuulab 25-aastane noormees seda podcasti, mis sõnum talle võiks olla? Sõltumata sellest, kas see töö on midagi analoogilist selle seadme hooldusega või mitte, või on see tegelikult mis tahes muu töö, et mõtle ikka ennem, kas sa tead, kuidas seda tööd ohutult teha, et selline liigne hulljulgus, et küll ma saan hakkama, ma ei lähe mingit spetsialisti otsima siin, mingit elektritööde puhul on neid õnnetusi olnud, et lähen vaatan ise elektrikilbis, kuhu see vool nüüd kadus. Et selline hulljulgus nagu ei õigusta õige tihti ennast, et tee ikka ainult neid töid, milleks sind on välja õpetatud, mille kohta sa tead, kuidas seda ohutult teha. Ja muidugi võib-olla lisaks juurde risikukaitsevahendite kasutamine täielikult, et kui ma olen isegi näinud, et kui me võtame kevadel hakkab see aknapesuaeg, et siis mõni mees ripub lihtsalt redeli otsas ja ei ole tal ühtegi kaitset, on ju, samas osutatakse teenust selleks, et see on ka selline koht, kus tuleks võib-olla üle käia ikkagi, et see ohutus asjad, ütleme, et see kuluohutus, ütleme siis nendele isikukaitsevahenditele on oluliselt väiksem kui pärast see tagajärg võib olla.
jah, need isikukaitsevahendite vajadus, see sõltub ju jube palju sellest hooldustööst, et kui me räägime seal mingite masinate juures, võib-olla isegi piisab seal mingist lõikekindlamast kindast ja võib-olla siis mingit löögikindlast töömütsist. Kui seal seadme juures olla, kui siia tuua ka hoonete hooldus, seesama kuskil kõrgel töötamine, seal on need teemad hoopis teised ohutusrakmed ja. Kui nüüd korraks võtta Tööinspektsioon nii-öelda teemaks, et Tööinspektsioon ju kontrollib. Ja praegu ma saan aru, et tegemist on politsei käes oleva uurimisega, aga mida Tööinspektsioon omalt poolt praegu siis selle õnnetuse valgus, kas on mingeid eriprojekte, eri asju tulemas, ma ei tea, eri järelevalvet masinate kasutamise ohutusele, liinide liikuvate osade teemal, midagi spetsiifilist selle sündmusega seotult? Meil ei ole veel praegu mingit sellist otsust, et me teeme nüüd midagi teistmoodi või eriliselt, sest tegelikult nende masinate seadmete kasutamine on meie igalpäevasel järelevalve niikuinii üks selline põhiteema, mida käsitletakse. Kui me tootmisettevõtetes oleme, siis neid asju vaadatakse niikuinii ja vaadatakse ka järgnevalt. Ja Tööinspektsiooni teine tegevus lisaks järelevalvel on ka ju ennetuse pool, et kui tööandjatel on soovi, et tuleks töökeskkonna konsultant, Tööinspektsioonis on sellised inimesed ka olemas, et vaadata koos üle nende masinad, seadmed, võimalikud ohud. Ka see võimalus, aga see on juba kinni nüüd tööandjates, kelle huvi siia saab kutsuda. Üks oled sina, on ju? Üks olen mina. Teine on Piret? Ja kolmas? Töökeskkonna omi, kes masinatega ja hooldusteemadega tegeleb, ei olegi. Kolmas on meie vaimse tervise konsultant. Selge. Nii, aga ma arvan, et meie selle erisaate jooks seda informatsiooni piisavalt saime ja loodame, et loomulikult selliseid asju enam ei juhtu, aga ikkagi südamele ja tähelepanek on vajalik ja tööandjatele ikkagi sõnum, et riskianalüüsis tõsisemalt vaadata oma riskitasemed üle, hinnata nad täpselt ikkagi pigem rangemalt kui leebemalt ja tegelikult ega ju ma saan aru, et ega sellest nagu midagi halba ei ole, kui sul see riskitase ongi kõrgem, aga sul on tegevus nii-öelda kava ja meetmed on rakenduses, et siis see ei ole ju midagi nii-öelda Tööinspektsiooni vaatest ka midagi halba. Ta ei ole halb, aga ta peaks ikkagi olema realistlik, sest see, kui ma ennem rääkisin, et seda hooldust eriti ei hõlmata riskianalüüsis, sest sellised, need erinevaid statistilisi andmeid on erinevaid, aga pakutakse välja mingi 15% tööõnnetustest masinatega seoses toimunud tööõnnetustest toimuvad hooldusajal. Iga 6 umbes. Aga kui me mõtleme siis seda, et ega masin iga 6 tund ei seisa, ehk tegelikult see hooldustöö tegemise ajal on tõenäosus, et õnnetus juhtub hoopis suurem kui masinaga töötamise ajal. Korra veel võtaks sellise teema, et kas Tööinspektsioon on näinud ka selliseid vahetult enne, ütleme siis mingi erisuguse või vahetult enne tavapärast ülesannet, ongi see hooldustöö, et ta ei ole tavapärane. Et vahetult enne seda tehakse mingisugune checklist, täidetakse ära mingi kontrollnimekiri, tehakse nii-öelda, üritatakse vaadata step by step või samm haavol, et mis riskid on ja et kuidas neid maandada. Kui tihti Tööinspektsioon selliseid asju näeb? Nagu sellist päris mingi checklisti täitmist enne konkreetset hooldustööd ei ole näinud, mis ei tähenda seda, et seda kusagil ei tehta. Aga küll, mida me oleme näinud, on need protseduuri paika pannud, kas need on siis nüüd selle loto oma selle lukustamise teemal, et mil moel peab see ahel käima, kes nõusolekut annab, kuidas see asi käib. Või siis järgitakse põhimõtteliselt või vaadatakse üle, et hooldustööd käivad ettevõttes kehtestatud reeglite järgi. Kas seda nüüd iga hooldus eel mingisuguse checklistina täidetakse, see on teine teema. Okei. Kuule, aga aitäh, Rein, sulle. On sul endal mingisuguseid sõnumeid veel? Kuule, ma arvan, et ei ole. Siin on vaata see, et just, et hooldus on üks ja võib-olla natukene selline kriitilisem on isegi veel remont. Seal on vaata vahe selles, kui me hakkame hooldust tegema, me teame, meil on plaanitud, see on plaaniline selle seadme seisak, meil on mingisugune aeg sellest kavandatud. Kui meil on tegemist remondiga, ehk midagi läks ootamatult katki, vaata siis on see ajasurve veel suurem. Teeme nüüd kiiresti. Meil ei olnud plaanis, et seade seisma jääb, nüüd on vaja korda teha. Väga hea tähelepanek. Aga siis aitäh selle info eest ja kui neid mõtted ka tulevikus tuleb, siis kindlasti Tööinspektsioon on ju väga hea partner. Edu. Aitäh sulle, Rein. Nägemist. No nii, Siim, et mis me siis
kokkuvõtteks saame öelda, on ju, et iga ettevõtja, kelle sa uksest või tähendab, ütleme nii, et iga ettevõtja peaks vaatama, et kelle ta enda ruumidesse laseb ja panema talle väga ranged nõudmised, et kuidas tööd teha ja kui ikkagi ei ole kindel, siis tuleks kas või oma töötaja juurde panna, kes siis seda valvet teeb, et pigem see, kui pärast see tagajärg on ju. Täpselt, mängureeglid paika. Jah. Nii et selline oli meie erisaade Töökullid ja kohtumiseni järgmisel korral. Aitäh kuulamast!